Me oleme jõudnud nüüd 31. värava transiiti ja see tähendab seda, et teatud mõttes palju õnne sulle. Pool I Chingi tsüklist ehk siis pool sellest tsüklist, mis algas 41. värava transiidiga jaanuari lõpus, on nüüd läbi saanud. Ja teatud mõttes on kätte jõudnud selline tõehetk. Ehk siis mis iganes seemneid ja kavatsusi sa jaanuari lõpus külvasid, nüüd on sul võimalik hakata nägema, mis sellest kõigest kasvamas on. Mis tähendab seda, et teatud mõttes see transiit toob nähtavale selle, millise kavatsusega sa seda tsüklit alustasid. Ja praegu on muide suurepärane aeg muuta midagi. Ehk siis, kui sa näiteks näed, et sa oled külvanud jaanuaris umbrohtu, siis nüüd, kus see umbrohi paistab, on sul võimalik see välja sikutada. Jällegi tahan rõhutada seda, et kui sa vähegi näed, et sa oled manifesteerinud või külvanud mingisuguseid selliseid seemneid, mida sa ei tahaks lõigata, siis ei ole vaja ennast süüdistada või hukka mõista. Tasub lihtsalt objektiivselt, heatahtlikult nüüd ennast ja oma elu suunda ja kulgu korrigeerida. Värav 31 on mõjuvõimas hääl, mis tähendab seda, et selles transiidis tõenäoliselt näed ka sina, milline on sinu sõnade mõju, et kui palju tegelikult sõnad loovad ja millega mõjutad sina välismaailma. Ja siin teatud mõttes on meil vastutus nii selle eest, mida me ütleme, kui ka ütlemata jätame. Ehk siis siit ka sulle küsimus, et mida sa tahad maailmaga jagada ja kas võib-olla sa hoiad endale midagi, mida keegi kusagil väga vajaks. Ja kui sa ka jagad midagi maailmaga, kui sa tegelikult juba tajud ise ka, et sa mingite inimeste jaoks oled sellises liidripositsioonis, siis siit tuleb sulle ka selline hästi oluline küsimus, et millisesse tulevikku sa teed näitad, kuhu sa tegelikult inimesi juhid, kas sa üldse juhid neid kuhugi ja kas sa oled oma tegemistes isekas. Kas sa tahad omandada mingit mõjuvõimu ainult selleks, et teha pai enda egole, et toita enda enesetähtsust või teenid sa inimesi? Ja kuidas saaksid sa olla veel paremas teenistuses? Värav 31 transiit võib olla ülihea selline ausa peegli aeg ja muuhulgas ka aeg, kus sa tegelikult võid teha mõne väga olulise otsuse ja võid tunda, et sa oled lõpuks ometi valmis võtma rohkem vastutust ja täitma seda rolli, mida sa saad, võid ja tahad täita ühiskonnas. Ehk siis, kui on miski, mida sa oled pikalt enda sees küpsetanud ja kasvatanud ja tunned, et nüüd on aeg, siis tee see julge samm.